Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink. Tere kõigile tennisesõpradele! Järjekorras 6. Matšpalli podcast läheb eetrisse teisipäeval 11. juunil Ekspress Meedia podcasti stuudiost. Saatejuhtidena on kohad sisse võtnud mina, Gunnar Leheste ja minu abimehena tennisefänn, turniiri korraldaja ja muidu tubli aktivist Riho Kallus. Tere sulle! Tervist! Aga nagu igas saates senimaani on olnud, on meil ka täna stuudios külaline. Suur rõõm ja hea meel on siin tervitada ainsa eestlasena suurvõistlustel joonekohtunikuna töötavat äsja Pariisist French Openilt praktiliselt lennuki pealt saabunud Kairi Karpat. Tere päevast! Bonjour! Kaua sa nüüd kodumaal oled olnud? Päeva? Natuke rohkem? Ma olen olnud Eestis vähem kui 24 tundi. Et ma jõudsin eile õhtul kell 6 jõudsin Eestisse koju, Pärnusse. Ja sa olid turnee peal kaua siis kokku? 6 nädalat? 5 nädalat. Sellest Pariisis 3? Pariisis 3 pikka nädalat, väga pikka nädalat. Räägi kõigepealt viimastest päevadest, milliseid matše sa seal oma silmaga said vilistada ja näha? Nii, minu viimane päev päris suurel võistlusel oli reede, siis kui ma olin naiste poolfinaalis joone peal ja päev varem olin meeste veerandfinaalis. Kummas naiste poolfinaalis see tal? Parti mängis Amanda Anisovaga. Anisimova, ma ei teagi neid nimesid. Finaalipäeval öeldi, et sind ei vajata või kuidas? Finaalipäeval töötasin ma legendide võistlusel, ehk siis ma olin Susan Longley väljakul endiselt oma servijoone peal ja siis meeste ja naiste finaaliks mind ei valitud, mis ei ole minu jaoks suur pettumus või mingi murekoht, aga sest et meie konkurents on seal kohtunikutöös on ikka päris tugev, et välismaa kohtunikke valitigi finaali üsna vähe, et enamasti on seal Prantsuse kohalikud kohtunikud. Aga enne kui me lähme joonekohtuniku tööjuttudel edasi, peaks vist ära mainima ka, mis seal siis Pariisis lõpuks juhtus, et Rafael Nadal ja Ashley Barty on uued suure slam'i tšempionid, üks küll mitte nii väga uus. Riho, on see paar sinu jaoks üllatus? Naiste võitja mingil määral võib-olla, aga see oli ette teada, et naiste võitjat on raskem ennustada, meeste võitja kindlasti absoluutselt mitte. Et võib-olla väike üllatus oli see, et finaali ei pääsenud Novak Djokovic, aga ma siiski kaldun arvama, et isegi kui ta oleks sinna pääsenud, siis see oleks lõppenud Rafaeli võiduga. Et see minu jaoks kindlasti üllatus ei ole. Kuidas sina, Kairi, neid finaale jälgisid? No, sa ütled, sa olid samal ajal legendide turniiril, aga see legendide turniir lõppes ju finaaliks ikka ära. Just legendide turniir lõppes finaaliks ära ja siis meie tiimid jäidki nii-öelda reservi nende finaali tiimidele, et siis kui midagi nendega juhtub, siis meie hüppame asemele, ehk siis me olime meie kohtunike ruumis ikka veel oma riietuses ja valmis siis väljakule minema. Aga loomulikult nii ei lähe, et kõik on alati ju valmis selleks finaalkohaks ja kes on sinna valitud, et inimesed arvestavad sellega ja on alati tasemel. Milline mäng või milline hetk sellest turniirist sulle kõige eredamalt meelde jäi? Muidugi on alati minu kõige suurem rõõm on olla väljakul Eesti mängijatega. Jürgeni kvalifikatsioonimängus olin väljakul ja Kaia põhiturniiri ühes mängus, ma ei mäleta. Veronika Kudermetova vastu olid. Just, täpselt, see oli vist väljak 14, kui ma ei eksi. Aga ma ei ole kindel, kas see oli äkki 3. ringi mäng. Võis olla küll, jah. Sina tead võib-olla lähemalt, sa tegid blogisid nendest mängudest ja elasid Kaiale kaasa väljaku kõrval. Et minu jaoks on alati Eesti mängijate mängud väga erilised ja Kairi, olulised. Kui suur osa on seal koduvilel siis? Koduvilel ei ole seal osa, sest et minu finaalikoht on selles sõltuvuses, eks ole. Et siis sel hetkel ma ikka unustan ära, kes seal väljaku peal on, et minu jaoks on pall kas siis sees või väljas, et vahet ei ole, kas ta on millimeeter sees või millimeeter väljas, eks mina ikka. Aga sa ütlesid, et sinu jaoks on need ikkagi erilised, kas siis pulss hakkab kiiremini jooksma, kui Kaia või Jürgen on väljakul?
kindlasti jaa, et eks ma ikka südames mõtlen, kui nad eksivad või kui nad löövad ühe punkti äralöögiks, et see on minu jaoks hea meel, kui nii läheb ja siis eks ma ikka elan kaasa nende game'i võitudele ja matši võitudele, aga tavaliselt, kui ma olen servijoone peal, kus ma olin Pariisis enamiku oma tööajast sel aastal, siis kui ma olen oma servijoone ära vaadanud, siis servikohtunik ei pea enam mängu jälgima ja tavaliselt ma seda ei jälgi, sest ma ei taha ennast väsitada ja selles suhtes seda punkti edasi jälgida, aga kui tavaliselt, kui eestlased mängivad, eks ma ikka jälgin seda punkti natuke rohkem, sest et mul on muud huvid mängus. Aga mida sa siis jälgid? Vahid publikusse, leiad mingi objekti lihtsalt? Täpselt jaa, et ma ei taha seda palli jälgimist enda silmade väsitamiseks teha, sest et servijoon on väga raske mitte ainult Pariisis, vaid igal turniiril, et see üks fookuse hetk on see kõige olulisem selle punkti ajal. Ja ma tavaliselt leian kas publikus või väljakus mingi koha, mida jälgida ja siis punkti ajal oma silmi puhata, et olla siis järgmiseks punktiks valmis. Miks sulle sel korral just see servijoon siis sattus? Ma ei tea, ma olin Pariisis 3. korda, esimene aasta ma olin ka päris palju servi peal, aga olin ka tagajoone peal ja pikkadel joontel, küljejoontel, aga eelmisel aastal näituseks ma olin ainult tagajoone peal ja sel aastal üllatuslikult olin ma jälle enamiku aja ainult kas servi peal või siis tagajoone peal ja ma ei tea, eks mul läks hästi vist, siis nad endiselt jätkasid minu rakendamist sellel joonel. Kas sul jäävad meelde sellised hetked ka, et kui sul pukikohtunik on sind parandanud ja kas sul oli sellised hetki Pariisis või? Pariisis oli mul jah paar, eesti keeles on see sõna vist, joone ja palli jälje lugemine, kui ma ei lugenud palli välja, vaid näitasin sisse, sest et see oli nii lähedal ja siis mängija peatas ja läks jälge vaatama ja siis kutsus pukikohtuniku ja pukikohtunik läks jälge vaatama ja siis oli pall outis, aga ma arvan, niipidi on parem kui see, et kui sa karjud out ja siis tuleb parandus pukist. See oli siis üks kord ainult? Ei, seda juhtus mitu korda, aga mul ei ole need korrad nii täpselt meeles, aga loomulikult neid asju juhtub, et keegi meist ei ole masin seal väljaku peal ja eksimusi tuleb alati sisse. Võtad sa need hetked endaga sinna riietusruumi kaasa või unustad need kohe ära? Ma üldiselt unustan need ära, et samamoodi ma unustan ära ka need head otsused, mis ma teen väljaku peal, et iga järgmine punkt on alati olulisem kui see, mis sa oled juba minevikus teinud, et üldiselt ma unustan need ära ja seepärast ma ei saa välja tuua mingeid täpseid hetki mingites mängudes, kus ma tegin kas õige või siis vale otsuse. Aga on sul selliseid, mõnda rääkida meile mõnda sihukest suuremat prohmakat ka, et ma võin oma näite tuua, et ma olen elus ühe korra olnud joonekohtunik Davis Cupil kunagi, kui veel Alti Vahkal mängis ja ma mäletan hetke, kui Altil oli settpall ja ma ikkagi plaksutasin kaasa seal joone peal, et see ei olnud väga viisakas, aga see ei olnud küll mul väga pikk karjäär. Ühe korra ma olen käinud, aga on sul ka mõnda sihukest prohmakat tulnud, mis on nagu, tuleb meelde sul praegu? Ei tule, sest et jah, mina ei plaksuta kaasa Eesti mängijatele, isegi kui Kaia nüüd võitis. Näituseks, kui Kaia võitis enda mängu 3. ringil seal samas 14. väljakul, siis minu tiim pidi väljakule minema ja me olime koridoris ja Kaia kõndis must mööda, ehk siis ma nägin teda kohe vahetult pärast mängu võitu nendes koridorides, kus liiguvadki ainult mängijad ja kuhu meil on ka pääs. Viskasid nukid? Et ma ei saa talle, seal on kaamerad, ma ei saa talle nukke visata, ma ei saanud talle ka midagi öelda, et eks ta oli ka omas elemendis ja omas fookuses. Aga mängijad olles võimanud reketiga viskanud, ropendanud? Ei, nii selliseid jah, nii suuri juhtumeid ei ole õnneks, ma arvan, et see on ainult õnneks. Sa olid ka Ernest Skulbise mängul kohe turniiri esimesel päeval. Kas lätlane midagi joonekohtunikke, kelle ka ütles? Tal oli seal pukikohtunikuga juba esimesest time violationist peale sõnelus, aga on ta selline mängija, kes ka joonemehed ette võtavad? Ta vist on kommenteerinud, ma tean, niimoodi, kui sa võib-olla siis eksid ja siis ta on teinud kommentaari, kus ta ütleb, et miks sa oled siin väljakul või tee silmad lahti ja ärka üles. Aga mitte väga
ütleme väga ekstreemsustesse või äärmuslikes näidetes, aga eks ta vaikselt vist töötleb ja see on tema nii-öelda stiil. Samamoodi, miks ta pukikohtunikuga iga asja pärast natukene nii-öelda üritab teda mõjutada ja teda häirisid fotograafid ja nii edasi, et enamikud mängijad ju ei pööra tähelepanu nendele asjadele, mis väljaku ümber toimub, aga Kulbise puhul ma olen küll tähele pannud, et ta märkab absoluutselt kõike, mis väljaku ümber on ja võib-olla ta ei peaks neid asju märkama nii palju. Rohkem palli vaatama. Täpselt. Mitmes suur slämm see sulle üldse oli? Oota, ma pean nüüd arvutama. See oli 3. Pariis minu jaoks ja siis 6. suure slämmi turniir. Kuidas see kõik üldse alguse sai? Kuidas sa sinna jala ukse vahele panid? Ma töötasin esimest korda joonekohtunikuna Pärnus, meil oli Futuresi tuur, siis oli Satelliit, eks ole? Satelliit, jah. Riho teab, siis oli Satelliit ja ma töötasin esimest korda sellel turniiril pallipoisina, pallitüdrukuna ja siis järgmisel aastal edutati mind joonekohtunikuks ja ma olin vist äkki kas 14-aastane, 14 või 15 ja see oli üks viimaseid satelliiditurniire ka Pärnus suvel, kui nüüd siis jälle me taaselustasime selle või Riho taaselustas selle. Ja siis ma mäletan, 2004 oli Tallinnas oli Fed Cup, Eesti naiskond mängis Tšehhi vastu Kadriorus. Kas sa mäletad, Riho? Mäletan, Margit Rüütel. Ja siis sinna oligi Eesti tenniseliit siis pani seal 20 inimest kokku ja siis mind ka valiti sinna, et see oli mu esimene rahvusvaheline turniir kui nii-öelda suur turniir. Ja siis 2005 oli meil Davis Cup Portugali vastu, jälle Kadrioru selles sisehallis ja siis selle turniiri peakohtunik Anders Wenberg Rootsist rääkis meile, et augustis on neil VTA turniir Stockholmis ja nad tahavad sinna joonekohtunikke ja siis augustis olin ma siis esimest korda VTA turniiril joonekohtunik. Kuidas sealt siis edasi slämmidele minnakse? Slämmidele saab ikka selles suhtes kohtunikud, et seal on tõesti väga head kohtunikud ja sinna ei saa, ütleme nii, et igaüks sinna ei pääse, et mina pidin ka selleks nii palju vaeva nägema aastaid käima nendel turniiridel, VTA ja ATP turniiridel ja Challengeridel joonekohtunikuna nii-öelda oma kogemust saavutamas ja siis ja alates sellest ajast ma hakkasin ka juba suure slammi turniiridele kandideerima, aga siis mind veel ei valitud, et 2016 oli mu esimene Wimbledon ja esimene suur slam. Et kui me tegime sinuga matšpalli telesaate siin jaanuarikuus, mis oli meie teine matšpalli telesaade üldse, siis sa ütlesid, et sind esialgu vist valiti sinna üldse kvalifikatsioonile ainult. Just nii oli, et ma pidin tegema siis Wimbledoni kvalifikatsiooniturniiri ja töötama pukikohtunikuna ITF-i juuniorite turniiril, mis on endiselt Roehamptonis, kus siis toimubki Wimbledoni kvalifikatsiooniturniir. Aga siis selle kvalifikatsiooni 4. päeval tuli mu tiimiliider minu juurde, ütles, et sa pead minema meie ülemuse kontorisse ja siis seal meie ülemus ütles mulle, et pukikohtunikud on väga rahul minuga ja siis nad tahaksid, et nad pakuvad mulle põhiturniiri kohta joonekohtunikule siis ka. Ja nüüd vist enam seda varianti ei ole, et sa ainult kvalifikatsioonis kohale läheksid? Wimbledonis on et mind on nüüd iga aasta järjest valitud siis nii kvalifikatsioonile kui ka põhiturniirile, et õnneks ma olen vist teinud ka seal head tööd, et ma lähen sinna alati põhiturniirile tagasi. Aga ütle palun, miks sa oled Eestist ainus? Miks teised sinu eeskuju seni pole tahtnud järgida? Issand, ma väga loodan, et ma olen eeskuju kellelegi üldse, et aitäh selle tunnustuse eest. Ma arvan, et see joonekohtuniku töö on esiteks hästi keeruline, sest et ma olen nii palju nädalaid Eestist ära ja kodust ära, et kes sellise elustiili endale valib, et see ei ole väga lihtne. Kellel on põhitöö Eestis, siis on väga raske teha kõrvalt ka seda kohtunikutööd ja sellepärast ma arvan, on see üks põhjus, miks ei ole nii palju aktiivseid kohtunikke, kuna kõikidel on Eestis enda elud, kas on kool või töö, et mina olen oma elu saanud niimoodi kombineerida,
et ma saan oma õpinguid ja siis muid tegemisi siin Eestis tennisetööga tasakaalustada ja see on mu teadlik valik olnud ja võib-olla selle taha jääb päris paljudel, et on päris elu siin Eestis ja nad ei taha enda aega tennise alla panna. aga suured rahad ju kompenseerivad selle kõike, eks ju? No nii suured need rahad ka ei ole, Riho. Et eks ikka mina pean ka endaga kuidagi ära majandama, aga senimaani ma tulen endaga toime ja see on, ja ma tegelikult tennisetööd ei võta ka kui tööd, et see on minu jaoks ikkagist hobi ja mina olen ka tennise entusiast, nagu sind tutvustati siin saate alguses. No sa ilmselgelt rahadest ei tohi rääkida, aga nii palju sa võid ju ikkagi öelda, kas see rohkem viib sisse või rohkem viib välja? Toob sisse või viib välja? Eks ta ikka toob sisse, sest et muidu ma ei saaks seda teha ja endale lubada, et ma loomulikult pean iga kuu natuke töötama, et ennast ära majandada aga samas turniiri ajal mul ei ole kulusid, et meie reisid makstakse kinni ja elamine, et kõik, mis ma teenin, eks jääb mulle endale. Kus teid seal Pariisis konkreetselt majutati? Oli see sama 5-tärni hotell, see kollane seal kõrval või kuskil kaugemal? Oleks see vaid nii. Meil on Pariisis valida, kas me oleme meie ametlikus kohtunike hotellis, mis on 20 minutit kõndida Roland Garrost või siis saame me turniiri poolt kompensatsiooni ja otsime endale ise elamise ja enamikud valivad ka selle tee ja mina samamoodi olin Airbnb korteris, sest et ma tahan pesta pesu ja olla õhtuti mugavas keskkonnas, et minu jaoks on see kodu omamine Pariisis 3 nädala jooksul on väga oluline kui see, et olla 3 nädalat hotellitoas. Sa ütlesid, et õhtuti mugavalt olla, ega sa ma kujutan ette, et ega sa väga vara õhtul sinna hotellituppa ei jõudnud? Jaa, et eks me ikka õhtuti olid mängud ju kestavad seal kuni 9:30, mõni õhtu läks, kui oli veel taevas selge. Ja ka mina olin mõni õhtu päris viimasel mängul töös, aga õhtuti me veedame aega oma kolleegidega ja siis ega ma ei lähe otse magama või puhkama, aga see nende kodusem keskkond on turniiri jooksul mulle väga-väga oluline. Kui pikad need päevad on, mis kell teil hommikul kogunemine oli? Iga päev on meil erinev algusaeg ja siis olenevalt, kas sa oled esimeses või teises vahetuses, et me oleme tavaliselt tund aega väljakul tööl, tund aega on meil vaba aega ja siis kuna mängud algsid põhiturniiril kell 11 enamasti, siis meie esimene vahetus algab kas siis 11 või 12 ja loomulikult, kuna Pariisis on nii suured turvameetmed, siis igale poole jõudmine võtab väga palju aega, et meie kaelakaarte skaneerida ja see läbiotsimine on seal üsna ajakulukas, et hommikul, kui ma alustan kell 11, siis mu nii-öelda raporteerimise aeg on tund aega varem, ehk siis kell 10. Ja kui ma alustan hiljem, siis on jälle see raporteerimise aeg natuke hilisem. Tahtsin nüüd jõuda sinnamaani, et kui pikk see uneaeg kohtunikul siis turniiri ajal tuleb? No mina ikka üritan 8 tundi iga öö magada, et minu jaoks on see väga-väga oluline, eriti Pariisis need pikad päevad ja turniiri ajal, et alla 8 tunni mina kindlasti endale ei luba uneaega ja see on minu jaoks kriteerium number 1. Miks ma küsin, sest sellest sõltub ju otseselt tegelikult ka mängutulemus, et kui sa lähed väsinuna peale, sul on eelmine õhtu võib-olla mingi sünnipäev olnud, see on natukene rohkem tähistanud, et see kõik ju mõjutab sinu terve päeva tegemisi. Muidugi, et eks me ikka alati arvestame sellega, et järgmisel päeval ka meie tööaeg hakkab hommikul vara ja kestab õhtul üsna hilja ajani, et see, et ma ei lähe puhanuna väljakule, ei tule minu jaoks kõne allagi, et mina tahan ju ka oma parima soorituse anda ja ma saan selle anda ainult siis, kui ma olen puhanud ja värske. Aga kas seda kontrollitakse ka hommikul? Ei, keegi ei kontrolli seda, see on meie enda südametunnistus ja absoluutselt keegi ei saa seda kontrollida. Ma arvan, et see on täiesti sõltuvuses meie väljaku peal sooritusega, et ma arvan, et kes ikka on väsinud järgmisel päeval, siis
võib-olla tuleb rohkem eksimusi sisse, et aga mina ei taha neid asju endale lubada. aga mis siis juhtub, ütleme, et ongi ekstreemne näide, üks meesterahvas ei saa öösel und teatud põhjustel näiteks, siis poole turniiri pealt koju minek või? Jaa, et on ka siukseid nii-öelda äärmuslikke juhtumeid, et see käib meie nii-öelda kohtunike koodeksiga ka kaasas, et kui me ei pea nendest tingimustest kinni, mis on meie koodeksis, siis paraku on turniir meie jaoks läbi saanud. aga on siis kohe uut võtta, on teil mingi reserv ka või lihtsalt jagatakse tööülesanned teiste vahel ära? Täpselt, meil on igal turniiril alati rohkem inimesi, kui otseselt peab väljakul sel hetkel olema, et alati saab neid nii-öelda reserve kasutada. Teeme siia vahele ühe pausi, laseme korra kõlli. tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink. Tere tulemast tagasi Ekspress Meedia podcasti stuudiosse. Enne kui me Kairi Karpaga jutte jätkame, teeme kohustusliku programmi ära. Ütleme, et kõik meie saated, Tasku, Delfi, Ringhäälingu saated on leitavad ka SoundCloudis, Apple podcastis, Spotify's, Google podcastis ja kõikides teistes podcasti rakendustes, mis olemas on, et leidke endale kõige mugavam. Mina isiklikult kasutan Google podcasti ja SoundCloudi, aga teie leidke siis enda oma ja täname loomulikult ka head toetajad Tallinkit, kelleta see podcast ei sünniks. Kairi, jõudsime juttudega siiamaani, et turniiri ajal sinuga on tahetud intervjuud teha, on üritatud, aga sa ei tohi anda. Miks ei tohi? Kui me turniiril lähme, siis me allkirjastame nii-öelda ühe paberi, kus siis on meil meie kohtunike koodeks selle turniiri kohta, kus me ei tohi jagada infot, et ma töötan sellel turniiril, et missugused on mu päevaülesanded, kus väljakul ma olen ja nii edasi. Kindlasti ei tohi sotsiaalmeediasse postitada pilte sellest, et sa oled seal turniiril ja eriti veel turniiri uniformis, et see on nagu meie nii-öelda koodeksi reegel number 1, et me ei kuuluta seda tervele ilmale. Loomulikult me oleme televiisoris, sina näed mind väljakul või väljaku kõrval ja te olete sellest teadlikult, aga mina ei tohi omalt poolt seda infot avalikustada. See on siis seotud kuidagi panustamisreeglitega, ma kujutan ette? See on sellega ka just seotud, et kõik see meie nii-öelda koodeks läheb sinna alla, kus on ka see spordi ennustamine, sest et me oleme nii-öelda, me võime sattuda selleks sinna ahelasse, et kus meid saab ära kasutada, kuna inimesed teavad, et me viibime sellel turniiril kohtunikuna. On sulle keegi, mõni kihlveopetturitest kunagi üldse proovinud läheneda selle mõttega, et tõmbaks sind oma võrgustikku? Õnneks ei ole, et ma loodan, et seda tulevikus ei juhtu ka, et meie nii-öelda koodeksis on ka see kirjas, et kui meie poole pöördutakse, siis me peame sellest sellele organisatsioonile teada andma. Aga sellest on päris palju meedias juttu ka olnud rahvusvaheliselt, et väiksematel ITF-i turniiridel on see teema päris tõsine. Oled sa tunnistajaks olnud mõnele sellisele hetkele või räägitakse sellest omavahel? Õnneks jälle pean ütlema, et ma ei ole olnud tunnistajaks, aga nüüd on meil ka kohtunike portaalis on selline asi nagu häbipost ja see minu puhul toimib nii hästi, sest et minu ainuke eesmärk siin selles töös, tennisekohtuniku töös on see, et ma hoian Eesti ja eestlaste lippu kõrgel ja selle läbi, et ma olen normaalne inimene turniiri ajal ja teen oma tööd hästi ja olen väljaspool väljakut hea sõber ja kolleeg. Et ma ei tahaks iial oma nime sellest häbipostist leida ja see oleks minu maailma lõpp, ma arvan. Et see oleks tõesti piinlikkuse tipp ja sellepärast ma väldin seda maksimaalselt ja teadlikult, et ma siis omalt poolt täidan seda koodeksit maksimaalselt. See on ülikeeruline teema, ma ütlen nagu turniiri direktori seisukohast ma võin rääkida, et on päris palju juhuseid, see nii-öelda ITF-i poolne nimekiri, mis saadetakse nendest inimestest, kellel on antud keeld, kes ei tohiks justkui tennise platsi äärde tulla, see nimekiri läheb kogu aeg pikemaks ja meil oli eelmine aasta Pärnus oli just juhus,
kus tekkis kahtlus, et 2 väga kahtlast noormeest istuvad telefonidega ja petivad väljaku ääres ja siis me teadsime ametlikult siis Tennis Integrity Union, institutsioon, kes tegeleb sellega. Ja ega tegelikult ei saanudki midagi teha, lihtsalt andsime teada sellest, aga noormehed istud edasi seal väljaku ääres, et see on niisugune väga-väga karm ja raske teema, et ega sellega võidelda on keeruline. Tuleme nüüd tagasi Roland Garrosi väljakutele. Kuidas teid hinnati seal, mille järgi pugikohtunik vaatab, et see kohtunik peaks turniiril jätkama? Pukikohtunikud hindavad meid väljakul soorituse järgi, ehk siis meie täpsus, meie need hüüded, otsused, mis me teeme. Samamoodi on üks tegelikult veel kõige olulisem nii-öelda osa on ka meie hääl, ehk siis see peab olema hästi vali ja Pariisis neile meeldib, kui me kraaksatame justkui seal väljaku peal. Õnneks minul sellega probleem ei ole, sest et üks mu sõber ütles, et kui ma olin Susanne Longley väljakul, siis ta kuulis mind 10. väljakul. Saad sa korra teha seda häält sinna? Ma ei taha teha, sest ma ei taha meie kuulajaid ehmatada, aga võib-olla nad kuulsid mind telekas see aastaga. Aga et hääl ja siis täpsus on need kõige tähtsamad kriteeriumid ja siis loomulikult ka meie tehnika ja see, kuidas me istume või seisame väljakul, et ka see on hästi-hästi oluline. Kas pukikohtunikul midagi muud targemat ei ole samal ajal teha, kui jälgida, kuidas te istute või astute? Eks see on üks osa, väike osa nende tööst, et loomulikult mängu juhtumine ja mängu haldamine on nende kõige suurem töö, aga samamoodi on ka Pariisis on publik, keda tuleb kontrolli all hoida ja kõik need väiksed nüansid, mida suurem turniir, seda rohkem neid väikseid nüansse on, millele pukikohtunik peab tähelepanu pöörama mängu ajal. Ja see joonekohtunike hindamine on ka üks osa nende tööst, sest et meie hinded alates kvalifikatsiooni esimesest mängust ja hetkest väljaku peal ongi sõltuvuses sellest, kes siis pääsevad finaalidesse lõpuks ja kes sinna ei pääse. Kas see on siis nii, et mida vähem sinu kohta märkmeid tehakse, seda parem sa oled olnud? Meile pannakse iga kord, kui on mäng läbi saanud ja me oleme väljakul olnud ühel mängul ühe pukikohtunikuga, siis meile pannakse hinne 2-7-ni, 7 on siis kõige kõrgem, 2 on kõige väiksem, madalam hinne ja siis loomulikult ka mingid kommentaarid juurde, kas näituseks, et ta peab tegema kõvemat häält või ta käsi ei ole piisavalt sirge, on küünarnukis kõver, kui ta näitab käega, et need väiksed pisiasjad mängivad jälle rolli. Ja lisaks sellele, et ka pukikohtunik meid hindab, meil on igal väljakul üks nii-öelda ülevaate või supervisor, kes siis samamoodi terve päeva jooksul paneb meile lõpuks siis nii-öelda päeva hinde ka tehnika, hääle ja täpsuse eest. Iga väljaku peale üks supervisor või iga vahetuse peale? Iga väljaku peale, et iga hommik on meil siis esimest korda päeva meeting on siis selle supervisoriga ja siis, kui tal päeva jooksul on mõningaid asju meile öelda või mingit infot anda, siis ta jälle tuleb meiega enne, kui me väljakule lähme. Et see õnnetu inimene, kes sai Tsitsipas Wawrinka mängu, see pidi siis 5 tundi teid jälgima? Nad jälgivad meid nagu nii terve päeva, et nad on samamoodi enamiku ajast tribüüni peal ja teevad meie kohta märkmeid. Selles Tsitsipase mängust rääkides, sa said ise ka tol päeval Susanne Longley'i väljakul olla. Palju sa seda mängu konkreetselt said teenindada? See oli pikk mäng. See oli mis ring kõigepealt? See oli äkki veerand? See oli 3. ring. Ei, valetan sulle, see oli 4. ring. Oota, 3. ring. Kas see oli 3. või 4? Ma ei ole igatahes 5 tundi ja 9 minutit see kestis ja lõppes siis Wawrinka matšpalliga joone peale. Ja õnneks mitte minu joone peale. Mille Tsitsipas lasi veel läbi. Õnneks mitte minu joone peale. Ja ma olin servi peal sellel mängul ja minu tiim oli 2 täispikka vahetust sellel mängul, et 2 pikka tundi pidin seal seda servi lugema, aga õnneks läks kõik korrektselt ja mulle väga meeldib tegelikult meeste servil olla joone peal, et minu jaoks on palliga pihta ei saa vahest? Õnneks mitte. Seal ma olen selle nurga all, kus tõenäosus on väike, et palliga pihta saada, aga meeste serv on minu jaoks nii-öelda see lemmikjoon, sest et ma olen alati nii-öelda valmis, sest et on teada, et sealt tulevad nii-öelda kõvad servid ja see pinge on minu jaoks ja see fookus on, ütleme nii, et terve vahetuse ajal
on hästi-hästi kõrgel, et naiste mängus on seda üles-alla, eriti just servi puhul ka, et neid üles-alla hetki on palju rohkem, sest et aeg-ajalt ei tule ükski pall või serv ei tule joone lähedale ja siis tuleb see üks pall ja siis ma pean otsustama. Teeme kuulajale ka puust ja punast ette. Servijoon ehk sinu töö on istuv? Minu töö on õnneks istuv, jah. Et on siis üks on servikohtunik, 2 tükki on tagajoone peal, kes on ka istumas asendis ja siis on küljejooned, kes siis punktide all või siis 2 game'i jooksul seisavad ja pooltevahetuse ajal nemad ka istuvad. Aga see on sul siis turniirilt turniirile, sa oledki kogu aeg siis servi peal või see varieerub sõltuvalt turniirist? See varieerub igal turniiril ja õnneks on see nii, sest et ma ei suudaks kogu aeg lugeda seda servijoont, sest see on üks raskemaid ja ma arvan, see on kõige raskem joon tegelikult ja loomulikult see sõltub igal turniiril on see, olen ma erineval positsioonil. Aga me oleme nüüd palju rääkinud sellest joonekohtuniku tööst, aga mina tean sind selles mõttes, Eestis sa juhendad, koolitad kohtunikke, pukikohtunikke, motiveerid uusi joonekohtunikke, kes tuleks tööd tegema, pead seminare tennisereeglitest ja teed ka sellist tööd, pluss Eestis sa oled Futures turniiridel ju ka pukikohtunik, et kuidas sinu jaoks nüüd on joonel olemine, pukikohtuniku töö, kus sa tahad karjääri teha, kas sa planeerid jõuda kunagi Grand Slami pukki ka või see on sinu jaoks pigem madalate turniiridel või kuidas see karjäär sul nüüd nagu edasi läheb? Ja mu karjäär, eks ta läheb nii, nagu ta läheb ja kuidas minu võimalused on, et mulle meeldib, ma olen tenniseentusiast, tenniseaktivist, et mulle meeldib olla erinevates rollides siin tennistöö puhul ka, et mulle väga meeldib ka koolitada ja see on minu jaoks ka üks tänuväärne osa siin tennise elus, et siinkohal kutsun kõiki julgelt katsetama kohtunikutööd, kes natukenegi on huvitatud, et eks me leiame mingid turniirid teile kõikidele, kellel ainult huvi on. Kas meie Rihoga sobime? Minul vanust saab järgmine nädal 31. Sina ei sobi. Jah, sa oled liiga noor, Gunnar. Ega alustada on 30-selt hilja või ei ole? Ei ole, sest et absoluutselt siis sa võib-olla ei jõua väga palju või sa ei jõua väga kuhugi, eriti kuskile Grand Slami tasemele, sest et paraku on nii, et Eestis neid turniire ei ole nii palju, kus harjutada joonekohtuniku tööd, ja võimalused välismaale minna, et need ei ole meil hõbekandikul jälle kahjuks olemas, et minul on vedanud, et ma olen saanud sinna jalaukse vahele, nagu sa enne ütlesid, et eks ma ikka käin omal turniiridel, kus ma olen harjunud käima ja üldiselt saan ma sinna alati tagasi, aga raske on alustada, et tuleb leppida nende väikeste turniiridega Futures siin ja Challenger, et meil ei ole isegi Challenger, kus kasutatakse joonekohtunikke, et selles ja Davis Cup ja Fed Cup ka meil Eestis see aasta ei toimunud, et kahjuks on neid võimalusi mul on tunne, et järjest vähemaks, aga miski ei ole võimatu. Aga kas sa pukikohtunikuna üritad nagu edasi jõuda, millised on su võimalus pukikohtunikuna? Pukikohtunikuna eks iga aasta ka tulevad mingeid uusi huvitavaid turniire juurde, see aasta näiteks mul on võimalus minna Jurmalasse esimest korda VTA turniirile pukikohtunikuks ja ma ootan väga suure huviga seda. See on sulle esimest korda üldse, kui sa VTA ATP turniiril olnud pukikohtunik, sa pole ATP-l ka ju? Ei ole jaa, et ma olen nendel võistlussarjadel ainult olnud joonekohtunik, et see on jah mu esimene VTA turniir. Kui sa nüüd väga tahaks, siis mitme aasta kaugusel oleks sul Wimbledonis pukis istumine? Ma arvan, et kui ma väga tahaks, siis see oleks 2 või 3 aasta nii-öelda juhtumine. Aga mis sa tegema pead selle jaoks siis, et hästi palju lugema, madalaid turniire, koolitama? Jaa, et ma peaksin tegema endale järgmise kategooria pukikohtunikuna, kus ma käisin sellel eksamil eelmisel aastal, aga ma kukkusin selle läbi. Kas sa ei teadnud seda, Riho? Mis juhtus siis? Jaa, et... Loomulikult ma teadsin, aga ma ei hakanud eetris seda mainima. et ma käisin sellel eksamil, aga ma ei teinud seda positiivselt ja see rahvusvaheline nii-öelda püramiid või redel on siis esimene rahvusvaheline tase on valge märk, teine on pronksmärk ja siis on hõbe ja kuld.
et valge märk ja pronksmärk on eksamitega sooritatavad ja siis hõbemärk ja kuldmärk antakse sulle nii-öelda suure töö eest. Ja mis sul on hetkel? Minul on hetkel valge märk pukikohtunikuna ja peakohtunikuna, aga eelmisel aastal tahtsin ma endale teha siis pronksmärgi pukikohtunikuna, aga ma ei teinud seda eksamit ära, nagu ma ütlesin juba. Gunnar, üks eestlane muuseas on olnud Wimbledoni kvalifikatsiooniturniiril pukis. Jaa, sa panid selle paberitesse kirja ilusti. Margus oli, ei olnud. Ants Juhvelt. Ahah, okei. Oli kunagi. Aga Margus muidugi ka, Margus oli pronksmärk, aga ma ei tea, kas ma ei tea tema töögraafikut Suure Slami turniiridel, et ma ei ole kindel, kas ta käis seal joonekana või oli ta seal pukis. Minu teadmised selle kohta ATP puuduvad. turniiridel on ta pukis olnud. hetkel palju meil neid valge märgi omanikke peale sinu on? Peale minu on veel on siis, ma pean arvutama jälle, meil on 3 peakohtunikku valge märgiga ja oota, ma arvutan, rääkige midagi. Nii. No, kaudselt. 5 on meid, oota, 2, ei, meid on ega me siin nii täpselt see numbrit taga meid on 5, meid on 5 pukikohtunikku. Taavi, Arbo, Madis, Kimberli ja mina. Ja 5. Ja Kimberli on siis meie uus värske valge märk, kes tegi aprillikuus valge märgi ära. No ei olegi nii paha väikse Eesti kohta. Väikse Eesti kohta väga hea. Ja kui Gunnar ütles ka, et me sinuga arutasime, et Baltimaadest nii-öelda aktiivseid joonekohtunikke ei ole, et mina olen Baltikumidest ainuke, kes käib nii suurtel turniiridel või siis tegelikult üldse turniiridel, et neid isegi ei ole ATP ja VTA turniiridel, ei ole neil joonekohtunikke. Ütleme, et seal Jurmalas oled sina tegelikult A ja O, et teisi Läti selliseid ei ole ju. Lätist ei ole ühtki pukikohtunikku, aga A ja O ma ka ei ole absoluutselt, sest et ma ei saa ka väga kaugele minna pukis seal, sest et ma olen kvalifikatsioonis ja võib-olla esimene ring ka, aga ma arvan, et siis ka minu teenistustöö katkeb, et edasi ma olen joonekohtunikuna sellel turniiril, aga ma olen nii rõõmus selle võimaluse üle. Aga üks valus teema, mis me tahtsime siin veel puudutada, on reeglite uuendused, mis teatavasti ATP Next Generation turniiril on juba katsetatud. Setid kestavad 3-3-ni ja 40-40 pealt enam advance'it ei ole ja võrgutripsust võid ka ässa lüüa, et mis sa sellest arvad, et ka sinu nii-öelda tööpäevad võivad sellega natuke lühemaks minna? See oleks suur rõõm. Tegelikult on niimoodi, et mulle väga meeldib ka see traditsiooniline tennis, kus mängitakse paarismängu otsustava punktita, ehk siis mängitakse edudega ja mulle meeldivad ka nii-öelda see otsustav sett, kus sa pead võitma 2-geimilise eduga oma vastast. Et need on kihvtid maratonid ja kihvtid lahingud, et tihti ma ei mõtle selle oma päevaplaani peale, et las see päev olla pikk, vahet ei ole, aga see elamus, mis ma saan sellest lahingust, kus siis võideldakse tõesti viimse hetkeni, et ei ole nii-öelda seda loterii hetke, kus siis on otsustav punkt, et võidab siis see, kes selle punkti võidab, et kõik need match tiebreakid ja need on üsna niisugused loterii hõngulised, et õiged maratonid on minu jaoks need pikad formaadid. Aga jah, eks uuendused käivad asjaga kaasas ja ma arvan, et see on koostöö nii siis nende tenniseorganisatsioonide kui ka mängijate vahel, et ega ei ole ainult kohtunikud ja organisaatorid, kes neid reegleid uuendavad ja muudavad, et mängijatel, kes seal väljakul on, eks neil on ka oma sõna sekka öelda. Oled sa pidanud uute reeglitega juba kuskil pukis istuma? No juunioritel on ka see ilma võrgutripsuta serv siis, et ma mäletan isegi nüüd Pariisis ka juuniorite turniir mängitakse siis selle servi tripsuta ja siis üks pukikohtunik ka ütles let first serve ja loomulikult siis mängisime terve punktiringi, et kuna tuli see segamine seal vahele, aga ja neid lühikesi seti formaate ma ei ole enda ise kogenud, et siis ainuke on see servi tripsu reegel. Aga see keerab ju mängijatel ja kohtunikel juhtme sassi.
kui sa pead ühel päeval olema siis ühtede reeglitega, järgmisel päeval siis no Eestis on näha neid juunior-mängijaid paljusid, kes mängivad vahepeal meeste-naiste turniire ja jooksevad nende ripsude järgi. See on päris keeruline. Just täpselt, et see ümberlülitamine võib natukene nii-öelda keeruline olla, aga samas iga turniir on ka pallivahetused on erinevad ja me peame see nii-öelda, eks meil on need nii-öelda reeglid ja eks me peame selle formaadi ja juhendi endale alati enne võistlust selgeks tegema, et see on meie töö kõige tähtsam osa ka, et me oleme valmis selleks turniiriks, kuhu me siis sel nädalal täpselt tööle asume. Ja teine asi, mis just Prantsusmaa lahtiste ajal igal aastal esile kerkib, liivaväljakul Kotkasilm peaks olema või ei peaks? Mina isiklikult ei ole selle pooldaja, sest et nagu ma ütlesin, mulle meeldib see traditsiooniline lähenemine meie spordiala juures, et see, et pukikohtunik läheb väljakule ja loeb seda palli jälge, mulle meeldib see traditsioon ja mina arvan, et seal ei peaks olema seda elektroonilist nii-öelda kohtunikku, aga mul on tunne, et see trend sinna poole liigub ja võib-olla ongi see tulevik ka nii, et on liivaväljakutel ka võimalik võtta challenge'id. Mis sa, Riho, arvad? Ma ei arva midagi sellest, see on mõttetu minu arust, aga see selleks. Sa enne saadet rääkisid meile, et sa Hispaanias said katsetada ka ühte teist Kotkasilmasüsteemi. Räägi sellest. Just, Hispaanias enne Pariisi oli meil üks turniir, kus siis me kasutasime ühel väljakul Foxteni süsteemi, mis siis on niimoodi, et see teeb pildi sellest pallipõrke hetkest ja samamoodi sellel väljakul siis me ei läinud pallijälge väljakule vaatama, vaid me bookist tegime selle nii-öelda challenge'i, kohtunik ise tegi challenge'i? See mängija ikkagi küsib, et näituseks tihti on see, et kui mina bookist ei loe palli välja, mis on võib-olla on joonele nii lähedal ja ma ei näe seda vahet, siis mängijal on õigus mäng peatada ja bookikohtunik läheb jälge vaatama. Aga sellisel hetkel on see, kus mina siis kuulutan välja challenge'i, et mängija challenge ib seda jälge ja bookikohtunik luges selle sisse ja siis tuleb ekraanile siis see põrkehetk ja challenge. On see siis mugavam kui tavaline kotkasilm? Kuidas sa hindad? Selles suhtes, et selle tavalise kotkasilmaga on see süsteem on sama, aga ennemalt ongi see, et seda kotkasilma süsteemi, ükskõik siis, kas ta on Hawkeye või Challenge või see Foxten, et seda elektroonilist kohtunikku kasutatakse kõvakatte puhul ja siis muruturniiridel, aga et liival seda kasutada on see nii-öelda uudne süsteem või uus lähenemine ja uus katsetus, et see oli samamoodi ainult katsetus turniir. Mis sind nüüd järgmistel päevadel ees ootab, kuhu sa oled sel aastal veel minemas? Sa mainisid Wimbledoni Jurmalat, millal sa Wimbledoni poole teel asud? Ma olen see nädal Pärnus, meil on üks seeniorite turniir, kus ma töötan peakohtunikuna, nii et ega mul siin puhkust ei ole, neljapäeval hakkan juba Pärnus toimetama, aga järgmisel nädalal lendan Londonisse ja siis ongi Pärnus Merko Estonian Open, naiste-meeste rahvusvaheline turniir ja siis on Jurmala, siis on meil Eesti noorte meistrivõistlused Kadriorus, tuleb jälle pikk 3 nädalat ja siis lähen ma New Yorki US Openile. US Openil oled sa varem ka käinud? Ei ole, see on mu esimene kord. Sinna on kuidagi raskem saada või sama süsteemiga? Ma arvan, sinna on natuke raskem saada, sest et see ei ole Euroopa turniir ja seal on üldiselt väga palju töötab Lõuna-Ameerika kohtunikke ja samamoodi ka siis Kanadast ja loomulikult Ameerikast. Mis keeled sul peavad selged olema selles töös? Eesti keel, ei tegelikult inglise keel on meie põhiline töökeel ja siis eesti keelt ma üldiselt turniiri ajal ei räägi ja mul on hea meel oma emakeeles jälle rääkida. Aga inglise keel on meie kõige põhilisem suhtluskeel loomulikult ja mõningatel turniiridel peame me ka nii-öelda bookikohtunikuna lugema kohalikus keeles. Et Hispaanias ma pidingi ühel turniiril hispaania keeles
skoori lugema ja teisel turniiril siis veel katalaani keeles, et oman siin 2 keelt endale juurde. aga saaksid Eestile olla veel kasulikum, kui sa võtaksid samasuguse suhtumise nagu meie väliskaubanduse minister, et sa lähed edendama eesti keelt, tõlgi vaheldusel suhtled mängijatega ja ütledki neile punkte eesti keeles. See võiks olla igas keeles, see, kes selle Iisraelist on, paneb Iisraeli keeles või heebrea või mis ei, see on tore, kui me toome väliskohtunikke ka, nad õpivad eesti keelt, räägivad eesti keeles, alati on tore vaadata, kuidas pukis eesti keeles räägivad seal 30-40. Et mulle meeldib just, et tegelikult meie Eestis näiteks Eesti turniiridel kasutame seda, eriti just peaväljakutel, kus on mikrofon, kui on meil välismaalased siin turniiril, et siis nad peavad selle skoori lugemise eesti keeles omandama. Väga ilus traditsioon. Aga mulle väga meeldib see. Siis näiteks Kulbisel tekkis ju küsimus kohe, et mis keeles sa mulle nüüd, sa andsid mulle selle time violation, andsid inglise keeles ja miks sa siis punkte loed prantsuse keeles, et mis Kulbis on hästi palju küsimusi. keela seal on. Just, et teda häirivad need pisiasjad, mis tegelikult ei ole mängu puhul üldse olulised. Aga jah, Pariisis on samamoodi French Openil siis pukikohtunikud loevad seisu ja enamike nii-öelda teateid, mis publikule tehakse, loevad neid prantsuse keeles. Aga mängijatega loomulikult on suhtlemine inglise keeles ja selleks, et Kulbisele teada anda, et ta sai ajahoiatuse, selle mängu alustamise ajahoiatuse, siis ta pidi seda loomulikult ju teatama inglise keeles. Viimase küsimusena minu poolt tahtsin veel küsida, et kui sa tuled Pariisist Suzanne Lenglenni väljakult Eestisse seenioride turniirile, kas see vahe on sulle kuidagi tunda ka? On see Eesti turniir nüüd sama tavaline kui hommikul kohvi keetmine sulle või kuidas sa ise seda tajud? Minu jaoks on seeniorite turniirid ja samamoodi juuniorite turniirid nad pakuvad mulle suurt rahuldust ja rõõmu, sest et see tennis on minu jaoks tänuväärsem kui see tennis, mida mängivad tipud Pariisis või teistel suurtel turniiridel. Nüüd kohtunikuna loomulikult on minu jaoks pingelisem olla joonekohtunik Suzanne Lenglenni väljakul, kui siis olla peakohtunik siin Pärnu turniiril, aga ma tunnen rohkem rõõmu nendest väikestest turniiridest, sest et see on siis see koht, kus mängivad seeniorid, kes on andnud oma nii-öelda elu tennisele ja endiselt naudivad nii kõrges eas tennise mängimist, kui siis need juuniorid, kes tahavad sinna tippu pürgida. Ja tegelikult ma arvan, et kuulajatele oleks huvitav teada, et see ei ole ju tegelikult sinu põhitöö. Jah, see ei ole mu põhitöö, sest et tegelikult olen ma endiselt õpilane ja ma käin koolis ja ma õppisin mööblitistleriks Pärnus ja mul on see aasta lõpetamine, et puutöö on minu jaoks üks asi, mis on samamoodi, see on ka tegelikult mu hobi, et eks ma olen oma elu nende hobidega sisustanud, et see on minu töö siin Eestis. Paned sa mõlemal rindel sama pauguga edasi või pead mingil hetkel tegema valiku? Ma arvan, et praegusel hetkel ma saan endaga hakkama ja nende toimetustega mõnusalt ära elada, et ma jätkan seda tööd mõlemal rindel. Sa pead need 2 hobi kokku viima ja hakkama puureketit tegema. Võib-olla liigub trend sinna suunas, et vaatame, eks me peame nende mängijatega rääkima, kas nad tahaksid jälle taas puureketitega mängida. Aga ma siit kohalt röövin Riholt veel paberitest ühe küsimuse. Kuidas sul endal tennisemänguga lood on? Oled sa mängid sa iga päev? Mina ei mängi enam tennist üldse, sest et mul ei ole aega ja ma arvan, et kui ma selle reketi kätte võtan, siis võib-olla on parem, et ma ei võta seda kätte, aga aastas paar korda ma satun tenniseväljakule ise ka mängima, aga ma mängin sulgpalli ja see on minu jaoks toredam spordiala praegu võrreldes tennisega, ise mängida. Et kui Novak peaks küsima sinult, oled sa kunagi tennis mänginud, siis sa saad öelda, et jah, kunagi olen. Kunagi olen jaa, aga mitte Novaku tasemel. Või vastad, et ma olen sulgpallur. Jaa, ma võin öelda, et ma olen sulgpallur tegelikult, et jaa, mulle meeldib sulgpalli mängida rohkem nüüd kui tennist. Selle kohta kuskil kommentaariumis või foorumis, kust lugesin, et oleks võinud pukikohtunik vastu küsida, aga oled sa kunagi pukikohtunik olnud? Ma arvan, jaa, tead, kõige parem ongi see, et kes ise seal pukikohtunik või joonekohtunik ei ole olnud, et eks nad ei tea, mis positsioon see on ja missugune vastutus ja stress seal on, et kes kord selle on läbi teinud, eks neil on
teistsugune ülevaade ja teistsugune pilt sellele tööle, et ja ma arvan, et nad saavad aru meie positsioonist väljaku peal. Aga tõmbakski siit kohal nüüd otsad kokku, ilusti mahume 50 minuti sisse ära, nagu me sulle, Kairi, enne saadet lubasime. Meil on ka meiliaadress tegelikult sellel matšpallisaatel, see on tennis@delfi.ee. Kellel jäi veel midagi õhku, tahab midagi kas Kairi käest küsida või meie käest küsida, siis ma arvan, et järgmises saates me saame need küsimused õiendatud, me saame Kairiga suhelda siin nüüd eetriväliselt edasi, küsimused kas või Kairile edastada, aga saatke meile kas või mingid huvitavaid teemapüstitusi üldse, kui teil on küsimusi tennise kohta, siis me Rihoga oleme ju piisavad spetsialistid, et me suudame ju, kui ise ei küsi, siis tõmbame kõne targematele ja küll me selle vastuse, andke meile ka nii-öelda tööd või kodutööd, millega tegeleda ja täname veel kord Tallinkit ja soovitame ise minna õue tennist mängima, sest suurepärased ilmad on ju praegu väljas. Aitäh sulle, Kairi! Aitäh, Riho! Aitäh, Riho! Kohtume sel kuul ühe korra kindlasti veel enne Wimbledoni turniiri, eeldatavasti, kui on tabelid väljas. Aitäh teile! Aitäh! Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink.